Salaõpilase välises elus ei tarvitse midagi muutuda sellepärast, et ta on hakanud järgima seda juhist. Ta täidab oma kohustusi nagu ennegi, tunneb esialgu neid samu muresid ja rõõme. Ta ei võõrdu elust, vastupidi. Ülejäänud päeva jooksul elab ta palju täiuslikumalt ka argielu, sest et ta endasse süvenemise hetkedel saab osa kõrgemast elust. Ajapikku hakkab see kõrgem elu tavalisele elule mõju avaldama. Süvenemishetkede rahu paneb end maksma argieluski. Inimene muutub üldse rahulikumaks, saavutab oma tegevuses kindluse ega kaota enam tasakaalu igasuguste vahejuhtumite puhul. Kui mina kuulasin seda tsitaati, et siis ma mõtlesin samamoodi, et on küll tegelikult niimoodi, kuigi minu teekond võib-olla sai alguse pigem tormiliselt ja väliste jõudude keskel püüdes hakkama saada, aga kui need osad selginesid järjest rohkem, et siis tuli seda sisemist rahu samamoodi. Et see sisemine rahu, võib-olla inimene, kes ei ole seda kogenud, ei oskagi mõelda, mis see on, aga see on tegelikult selline hingelise täidetuse tunne. Ja seda ongi ju võimalik ainult saavutada läbi selle nagu vaimse maailmaga ju kontakti inglite ja enda avatariga ka. Ja siis, kui see tasapisi enda sees juurdub, et siis on võimalik rohkemates olukordades seda kogeda, vähemalt minul on see kogemus olnud. Aga see ei püsi siis alati ja igas olukorras. Et see siis ongi see tahe ja arengutee, et see oleks nagu selline püsiv rahuseisund, aga eks siin vist mõjutab ka see, et kuidas need ümbertringi need mustrid muutuvad, suhtlemise mustrid ja toimimismustrid, et see säiliks. Nüüd, kas oled mõnikord mõelnud ka seda, et kui sa praegu väidad ja me teame seda väga hästi, et sinul oleks tormide ja tungidega, et kui see oleks teisiti olnud, väga leebelt, väga lahkelt, kas oleks siis jõudnud siis kiiremini edasi või pigem oleks võib-olla olnud hoopiski vastupidi? Kiiremini edasi. Võib-olla selles elulises olukorras, kus ma olin, pigem mitte. Ma ei tea, kuidas oleks olnud teisiti. No alati tegelikult nähtusnimega elu teab niisugust skeemi kellegi puhul rakendada. Et see, kes on väga tormiline, sellele antakse rahulikumad välised abilised ja peeglid, kes on ise rahulik ja selline malbe, võib-olla tema puhul, et hakkaks liikuma ja toimuks suuremad otsused, mida ta võib-olla ei teeks oma malbuses, hakkab väline tormi ja tungiga tegutsema ja tegelikult siin, kui on rasked olukorrad iseendal läbi vaja elada, sinul kui psühholoogil, tegelikult oli see veel nagu lisaks, eks ole, et sa oleksid kogenud neid asju, millega väga paljud inimesed kokku puutuvad. Sest kui terapeut või nõustaja ei tea enda elulise kogemuse varal, mida see teisele inimesele tähendab, siis nõu on sisuliselt võimatu anda. Siis me võime raamatut talle öelda, et loe seda raamatust, eks ole. Nii. Aga jah, selles kõiges olla on kindlasti väga raske, kui toimuvad muutused ja pead seda läbi elama. Aga see on alkeemilise põlemise protsess ja kui see sinul niimoodi oli ette nähtud, mis on seotud ka sinu erinevate hingeosadega, millest sa eile selles loengutsüklis, eks ole, natuke poetasid, et seal sinu erinevate kehastumiste väed, mis tegelikult praegu aitavad ka ühes kui teises aspektis kaasa sellena Juunona, kes sa oled.
et need tõenäoliselt eeldasid seda, et sa elad läbi päris mitu erinevat etappi, mis aitab tervendada neid kunagisi elusid. Et need avatarid, mis kunagi su elu osaks olid, et nad saaksid tulla sellesse Juno ellu kaasa nüüd aitama, mida sul tarvis on. Sest noh, igal avataril on oma kindel eesmärk ja missioon ja selles peab olema hinges neid omadusi, millega ta saab neid täita, et tõenäoliselt oli sul seda tarvis. Nii et salateaduste puhul on veel see ka, eks ole, et kui me liigume kõrgemale ja kui see kõrge missioon on tõepoolest avatari kehastunuks saada, et siis seal on veel midagi, mida inimene oma argiteadvuses mitte kuidagi teada ei saa. Et selleks tõepoolest peab müsteerium appi tulema. Tahad sa midagi siia veel lisada? Kuidas sul tööalal, et sinu puhul on see omapärane nüansi juures, et sa oled psühholoog ja siis suhtetinglitega ja räägid, et sinu eneseareng on saanud suure tõuke just inglikoolis olles, et noh, nagu ilmalik ja vaimne kokku liita. On see olnud sinu jaoks keeruline või see on läinud üllatavalt hästi? Selles mõttes on olnud väga hea kogemus, et võib-olla paljud inimesed nagu kardavad, et kuidas ma seda siis nagu, kas ma saan kokku liita või kuidas ma seda teen, et kui ma olen näiteks traditsiooniline psühholoog, et siis ma ei või seda teha, on ju. Et aga mina olen saanud seda kogemuse, et kui ise nagu edasi arened, et siis see toimub ikkagi nagu loomulikult ja ei pea nagu seda vaimset maailma kõrvale jätma. Et meie kool on võib-olla ka selline eriline ja võib tekkida, kes võib-olla nagu alles tuleb liituma, võib tekkida küsimus, et kas ma siis saan sellel erialal töötada, eks ole. Inimesed ikka mõtlevad, et mis mu mainest saab. Kui võtame nagu reaalselt, eks ole. Et tegelikult see on väga hea kogemus, et mitte midagi ei juhtu, mis juhtuma ei pea. Et seda on nagu väga huvitav kõrvalt niimoodi jälgida, et endal võib hirm olla suurem, kui tegelikult olema peaks. Inglid kõiki kogu aeg juhivad seda teekonda kogu aeg. Ja ilma vaimsete tegelikult inimene ei saavuta sisemist rahu, seda ma olen ikka ka näinud. Inimene saavutab siis, kui ta saab näiteks kontakti inimesega, kes on vaimsega kontaktis, eks ole, siis ta kogeb seda rahutunnet, aga ilma selleta tegelikult ju ei ole võimalik ja see on hästi kahju, et seda ei saa igal pool niimoodi otse välja öelda. No elu iroonia on siin mõnes mõttes, et psühholoogia ei tunnista vaimumaailma, eks ju. Aga see on akadeemiline teadus ja akadeemiline teadus on võtnud sellise positsiooni, et see väline on see, millele keskendutakse ja teatud raamides, et siis eksimist ei ole. Aga samas jällegi, ega see inimene, kes on juba otsingutes kusagile jõudnud ja jõuab sinu juurde, kas või lapsedki, eks ole. Et kui tema jaoks on see juba loomulik, siis sina oma teadmistega saad just vastupidi talle olla palju rohkem abiks, sest kui sa oleksid see klassikaline psühholoog, kes on akadeemilise suuna järgi tegutsev, et siis sa sellest teisest maailmast ei tea midagi, siis tegelikult need inimesed jäävad ju abita. Ja samamoodi on ju maailmas praegu enamik inimesi on ikkagi teatud religiooni järgijad. Kas ta siis mõtleb nüüd seda 100% või ta on lihtsalt niimoodi üles kasvanud. Ja nüüd, kui praegune inimkond liigub hästi palju ühest riigist teise, eks ole, kas abiellutakse või minnakse kusagil elama. Ja kui inimene on mõne religiooni uskuja, aga tal on psühholoogilist abi tarvis ja kui psühholoog mitte midagi ei tea neist asjust, siis täpselt samamoodi, et inimene pettub, eks ole. Et see ongi selline mitme otsaga asi, mida meie praegu ei muuda, aga meie jaoks on see alati selline huvitav nüanss olnud, et inglikoolis õpib ka üks ilmalik elupsühholoog. See ajab natuke naerma, kuigi naerda ei ole siin midagi. Aga
see iga kord on see, meenub psühholoogia. et noh, niimoodi on ja see on huvitav tõepoolest, et see niimoodi on läinud ja samas nii nagu sa väidad, eks ju, et hirm on enda sees. Aga mida enesekindlam ja julgem sa oled ja mida rohkem on sul teadmisi ja nüüd võib-olla ka teooriat tuleb rohkem peale, et seda võimsamaks tegelikult läheb sinu vägi. Ja paljud inimesed iseenesest ootavad sellist suhtlemisgruppi, kus ta saab rääkida nii, nagu tema hing seda tunneb. Selleks peab muidugi olema pädevust ja peab olema väge ja võimu seda läbi viia niimoodi, et väga erinevad inimeste arvamused saaksid kas vastuse või et temaga ei hakata seal nagu sõtta minema, sellepärast et ta arvab kuidagi teisipidi.